Hõsa ja taas kord Nõokäest eetris. Elu veereb metsiku kiirusega edasi, kuid see ei tähenda, et Nõokäest jääks tegemata. Meie Janariga jälle taas kord siin meie kallis stuudios. Võib-olla veel viimane kord, varsti me vahetame vist stuudiot, tuleb välja saama uue ruumi, aga see on lugu juba teiseks korraks. Kuid nagu ikka, me ei ole siin Janariga kahekesi, vaid on meil ka külalised nagu ikka. Ja täna on meil külas Naiskodukaitse Nõo jaoskonna esinaine Kadi Pruks ja kodutütarde rühma Neoneiud rühmajuht Julia Urvast. Tervist! Tervist! Tere! Esiteks suur aitäh teile, et te leidsite selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu ajada, et oleme seda saadet tegelikult juba mõnda aega nii-öelda jahtinud, et saaks selle tehtud, aga siis ei ole kuupäevad sobinud ja nüüd lõpuks saime asjad sobima. Seega aitäh, et leidsite selle tunnikese ja asume kohe esimese küsimuse juurde, mis koosneb 3 küsimusest ja siis saame juba vaadata, kuidas meie jutt hakkab nii-öelda veerema. Et kuna esimest korda saates, siis ma saan alustada meie traditsioonilise küsimusega, mis kõlab siis nii, et äkki räägite oma sõnadega, et kes te olete, kust te tulete ja millega siis täpsemalt tegelete ja siis juba vaatame, kuhu jutt veerema hakkab. Et kumb alustab, saate ise valida, teete kivipaberkäärid, kuidas teil asjad käivad. Julia, alustame. Tere veel kord. Mina Julia Urvast ja mina siis toimetan 2 ja natuke peale aastat juba Nõos kodutütarde rühma juhtimisega. Ja meie rühma nimetuseks on siis Neoneiud, mida meie oma tütred ise meile siis valisid. Et lausa otsisime internetist ajalugu, vaatasime ja kunagi siis oligi Nõo, kutsuti Neoks ja seega siis tüdrukud mõtlesid, et nad siis on Neoneiud. Et ja loosi tahtel siis nii see ka juhtus ja mis me siis toimetame, oleme täiesti valinud lemmikuks kuupäeva või nädalapäevaks siis kolmapäeviti, mis sobib siis nii mulle kui ka tüdrukutele. Viime läbi koondust kõik koos, õpime, kuidas siis hakkama saada igasugustes erinevates olukordades, nii metsas, kodus, maal, koolis ja nii edasi, et ei ole see nüüd see, et võtame relvad pihku ja läksime sõtta, et tüdrukud ikkagi toimetavad tüdrukute moodi. Ja tõepoolest üritan siin hakkama saada, õpin ise kaasa tüdrukutega, kuna mul see Kaitseliidu maailm on ka veel võõras, siis ma iga koondusega õpin juurde koos noortega, samamoodi Naiskodukaitse on mul abiks hästi palju ja Elva Maleva alla, kuna me kuulume, siis ka sealt on mul väga palju sõpru ja toetajaid. Et ise olen siis koduperenaine, töötan Elva külje all Tartumaa Tervise Spordikeskuses, ka sinna olen oma noored juba viinud. Just täpselt, et seal on hea ilus loodus, saab palju toimetada, laagrit korraldada ja Neoneiud. Kõik noorte toredad tegevused, nende mured, rõõmud tegeleme. Väga hea. Just. Nii, ja palun. Mina olen siis Kadi, olen põline nõokas, sündinud kasvanud, koolis käinud. Nüüd olen oma elu siis ka tagasi seadnud siia Nõkku. Mu lapsed käivad Nõos koolis, ma ise käin Tartus tööl ja Naiskodukaitses mind tegelikult see mõte Naiskodukaitsega liituda oli mul juba head mitmed, ma arvaks mingisugune 5-6 aastat juba on peas ringelnud, aga kogu aeg tundus, et on muid selliseid, lapsed on väiksed ja kogu aeg on nagu aega nagu ei olegi ja et tahaks ikkagi panustada, kui juba astuda organisatsiooni, siis ikkagi sellega, et toimetada seal. Aga siis 22 aastal, siis 2022, 24 veebruar, ehk siis Ukraina sõja alguses
siis sündis kohe väga kiiresti otsus, et nüüd tuleb liituda, et ja 2 nädala pärast oli siis juba mul ka avaldus kirjutatud ja liitusin siis Elva jaoskonnaga alguses, sest Nõos ei olnud jaoskonda. Ja Naiskodukaitse tutvustas mulle Marina Liinar tegelikult, kes on tänaseks ka Nõo jaoskonna, oleme koos loonud Nõo jaoskonna, on praegusel hetkel minu aseesinaine, toeks mulle kõrval, aitab jaoskonda juhtida. Ja on olnud minu mentoriks, on olnud minu toetajaks, on olnud minu selliseks tutvustajaks, just nagu ka Julia mainis, et see Kaitseliidu maailm on selline omamoodi maailm, temaga peab harjuma, ta on hästi kindlalt struktureeritud, tal on omad sellised põnevad toimimise sellised meetodid, et sellega kõigega peab harjuma ja sinna sisse elama, aga siis 2022 alates siis märtsist ma olengi Naiskodukaitse liige ja 2023. aastal siis 15. oktoober sai loodud siis Nõo jaoskond. Et tulla kogukonnale lähemale, sest et selge on see, et maajaoskondades selline kogukonna kestlikkus ja selline kogukonnale lähedal olek, et me teeme oma inimeste jaoks, me teeme just nimelt nagu oma kodukandi jaoks seda teavitustööd ja seda oleme nende jaoks nagu selliseks pidepunktiks, see on nagu hästi selge. Et ja meie jaoks hästi oluline. Et saime siis jaoskonna loodud ja nüüd toimetame siis sellest ajast siin Nõos. Meil on oma ruumid siin Nõo vallamaja noortekeskuses või saame kasutada koos noortega siis neid ruume. Meil on väga hea koostöö vallavalitsusega, priitahtliku päästega ja osaleme siis jõudumööda kõikidel kohalikel sündmustel, et teha teavitustööd, mis asi on Naiskodukaitse, kuidas naised saavad panustada riigikaitsesse. See ei ole mingi selline tõesti jällegi, et mingi ainult püssi ja mundriga samblatuttide vahel kuskil metsas, et see on absoluutselt tänaseks päevaks nagu niivõrd mitmekesine, niivõrd suurt väärtust loov, niivõrd suurt arengut andev, et see on tegelikult väga-väga vinge. Aga siit kohe, et ise tõite just selle hea küsimuse, et nii-öelda seda teavitustööd teha, aga mis siis Naiskodukaitse on, et see küsimus tuli sealt juba ise välja, et just nimelt lähme siis sealt selle küsimusega edasi. Naiskodukaitse on siis vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis kuulub siis Kaitseliidu struktuuri. Et me oleme kõik nii-öelda siis kaitseliitlased nii-öelda, aga me oleme Naiskodukaitsjad. Naiskodukaitsesse saab kuuluda siis naissoost isik. Mehi meil tegevliikmeteks ei ole lubatud võtta, küll aga saavad meil mehed olla toetajaliikmed. Et tegelikult on ka väga paljudel naistel on abikaasad näiteks toetajaliikmed, kes ei oma küll siin mingit sellist, ma ei tea, ei saa suurtel koosolekutel hääletada või ei saa mingisuguseid tegevliikme hüvesid, küll aga saab ta toetada mingisuguse oma teenusega, mingisuguse oma väikse rahalise toetusega, et selliseid võimalusi nagu ja kaasatada nagu tegelikult nagu väga paljudes peredeski, et lapsed on kodutütred, noorkotkad, isa on kaitseliitlane või siis toetajaliige Naiskodukaitsele ja naine on siis, pereema on siis näiteks Naiskodukaitsja. Et selliseid peresid on päris palju. Et kõigil on nagu sellist rakendust ja sellist nagu, kui on tahe, siis on ka võimalik leida see väljund, eks ole, et kuhu ma saan panustada. Et üle Eesti on meil praegu siis peaaegu 4000 liiget. Ja oleme siis, ütleme vabariigi peal on siis ringkondadeks jaotatud, kõik need jaoskonnad on nagu koondunud siis ringkondadeks. Meie kuulume siis Tartu ringkonna alla ja Tartus on veel palju erinevaid jaoskondasid. Tartu muidugi ka väga suur, aga lähikonnast meie nagu ütleme sellised kokkupuutepunktid on väga palju, me teeme koostööd Elvaga, muidugi Tartukate endaga. Siis Kambja jaoskond just loodi, ka Nõost läks 3 liiget ära, et teha Kambjasse samamoodi samal põhimõttel nagu meie Nõkku tegime, et Kambja rahval olla lähemal, kuulata rohkem nagu siis Kambja inimeste muresid ja aidata neid. Ja nii on, et meil siin toimuvad siis erinevad väljaõpped. Kui liige astub Naiskodukaitse liikmeks, siis esimene fookus on tal kohe baasväljaõpete läbimine.
meil on erinevad siis baasväljaõpped nagu näiteks esmaabi, organisatsiooniõpetus, välitoitlustus, sõduriõpe ja ka ohutushoid, et kõikides nendes teemades on siis oma selline fookuspunkt, mis on nagu annab algteadmised siis selle teema kohta, tekitab sellise baasi põhja, tekitab ka kindlasti huvi, et kuidas edasi liikuda, kuidas edasi areneda, et eks see on ju meie kõik selline algne nagu soov liituda organisatsiooniga on ju ka, et see on eneseareng, et me oleme väga erinevates eluetappides, me oleme väga erinevas vanuses selles organisatsioonis on ju, kes alles loob peret, kellel on just nagu väiksed lapsed on ju, kes on juba, lapsed on suuremad, kes hakkab juba siin võib-olla oma töökarjäärigi lõpetama, et me kõik koondume nagu üheks selliseks nii-öelda löögirusikaks, kõigil on oma koht, oma roll, oma võimalused vabatahtlikult panustada sellesse siis kogukonnatöösse, laiemas pildis siis elanikkonna kaitsesse, kui me nagu võtame mingit sellist oma sellist ühte fookust, eks ole, et kuidas inimene ise või siis meie nagu minu algne soov, ütleme liitumisel, et ma saaks ise targemaks esimese asjana, mul ei ole ju midagi jagada, kui ma isegi ei saa sellest midagi aru, on ju, et soov ikkagi liituda sellise kindla organisatsiooniga on ju, et ma tahan ise ennast harida, ma tahan ise olla see, kes ei ole kriisis nagu abivajaja, kes istub ja ootab, kui riik tuleb tema juurde või et keegi kindlasti tuleb ja küsib, et kas sul on abi vaja. Et ma tahan olla inimene, kes juba ise oskab, et nagu mõelda, mul on need baasteadmised olemas, mis tegevusi ma võin mingites olukordades, et mul on nagu selline teadmiste kohver on kogu aeg nagu kaasas. Ma võtan sealt mingisuguse sellise oskuse ja saan siis ennast, oma lähedasi, oma perekonda, oma kogukonda nagu siis toetada mingite protsesside või mingite väiksemate või suuremate kriiside puhul, eks ole. Et kõik need baasväljaõpped siis nagu annavadki selliseid teadmisi ja seejärel siis, kui inimene on juba nagu teadlikum ja on juba nagu sisse elanud rohkem sellesse naiskodukaitse elusse, siis ta hakkab ka valima oma suunda. Et nagu ütleme üldisest läheb siis nagu spetsiifilisemaks, et minu isiklikud suunad on evakuatsioon ja sidestaap, et nagu sellised nagu, et ma oskaks nagu põhimõtteliselt staabist toetada siis sellist staabitööd ja küll rohelises staabis või sellises nagu nagu sellises nagu rahuaja staabis nii-öelda. Aga samamoodi siis ka, et olen siis kuulun sellisesse rühma, kes on siis spetsialiseerunud evakueerimisele. Et näiteks ongi, kui on tarvidus viia läbi evakuatsioon, siis naiskodukaitsele tuleb ülesanne ja see rühm siis aktiveeritakse. Et need siis teadmised, et meid koolitatakse, me oleme, igalühel on oma ülesanne ja oleme siis nagu nende teadmiste võrra nagu siis nagu suudame panustada siis nende teadmistega ja nende oskustega. Aga see baasväljaõpete see nagu valik, et kas need tuleb kõik läbida või okay. See, mis ma siin välja tõin 5 tükki, eks ole, see on nüüd nagu kohustuslik läbida. Ta annab meile selle vundamendi, kus me siis juba teadlikumalt saame siis just nimelt nagu spetsiifilisemaks minna, on ju. Et selleks on meil nagu niimoodi antud nagu selline ajaraamistik nagu laias laastus 2 aastat. Et see oleks nagu see aeg, mille jooksul ma siis oma elu, oma selliseid tegemisi, oma selliseid kiiremaid perioode nagu niimoodi sättides peaksin nad läbima. Et need on sellised, kui sellisest õppe ülesehitusest rääkida, eks ju, et siis tavaliselt kuulubki sinna siis mingi osa veebimaterjalide läbitöötamine, mida ma teen kodus omas rütmis. Ja see on mul siis tähtajaliselt näiteks, et ma ei tea, õpe on näiteks laupäeval, et see palun siis, et oleks läbitud mingiks kuupäevaks, kolmapäevaks näiteks. Ja siis laupäeval hommikul näiteks kogunetakse kõik siis, kes selles õppes osalevad, kogunetakse siis ühte ruumi kokku ja hakatakse seda materjali siis nagu kas praktiliste näidetega või ühesõnaga, et ma olen juba ennast sellele lainele viinud, et ma ei lähe niimoodi, et mul on vihik on ju, ma hakkan otsast konspekteerima, et see tegelikult see lainele viimine on nagu kodus omas tempos nagu ära tehtud juba. Et selles mõttes ta on väga hästi toimiv metoodika, erinevate õpete sisu kaasab ennast võib-olla erineval hulgal ka mingeid praktilisi näiteid, on ju sõduriõpe selgelt on mingis osas nagu klassis, mingis osas metsas ööbimisega.
seda tõesti 20 miinuskraadiga ei viida ellu. See toimub, kes soovib, see võib kas nagu siis minna ka laigu alla nii-öelda siis sõjaliseks. Et seda tehakse ikkagi niimoodi, et inimene saaks tunnetuse kätte. Tal tekib selline kindlus võib-olla, kui nüüd konkreetselt sõdurist rääkida, eks, et ma saan hakkama. Mul on mingisugune selline olukord olnud, kus ma olen saanud, ma ei tea, jaotelki üles panna, ma olen saanud mingis telgis magada, ma olen saanud midagi seal kaevata võib-olla. Et, ja väga sageli, minu kogemus ütleb, et sealt tullakse tagasi, kui esiteks minnakse natuke võib-olla väikse värinaga, siis tagasi tullakse nagu ikkagi 10 senti pikemana. Päriselt nagu see tunne, ma tegin selle ära, sa ei lähe ju siin üksi. Et seal on ju kõik, meil on külje kõrval, meil on juhendajad, kes on hästi toetavad. Meil on need samad kaaslased, lahingpartnerid, et see on väga vinge tunne. Ennast nagu ka ületada. Ei, seda kindlasti. Aga kas need naiskodukaitsed ja asjad on kõik nüüd viimastel aastatel, ma saan aru, populaarsuse osas nagu vist nagu selles mõttes päris plahvatanud vist ei ole päris õige sõna. Aga plahvatas ta tegelikult ära selle sõja algusega ja siis oli niimoodi, et uksest ja aknast voolas neid sisse ja mitte ainult naiste suunal, vaid ka meeste suunal. Ja, et Elva malevkond on ütleb üle kogu vabariigi, et tehti nagu lõpuks nagu mingi tohutuid see toimus nii ootamatult kõigile, et meil isegi ei olnud, inimesed ei mahtunud väljaõpetele ära, me ei suutnud tüübid ei suutnud menetleda neid avaldusi, sest see on tegelikult ka protseduur, mis on väga rangelt nagu paika pandud, nagu kõik selline selles, et meil on ikkagi omad nagu korrad, siin ei ole lihtsalt, et ma ei tea, ma ütlen, et ma tulen ja siis ma tulen, et sa nagu pead enne saama nagu ikkagi läbi, taustakontrollist läbi on ju ala, mis on ka tõsi, et tegelikult meil kõik liikmed käivad taustakontrollist läbi. Arusaadav. Aga nüüd kahjuks see inimene harjub ka sellega, et sõda on kestnud juba 4 aastat on ju ja väga ütleme, kõigil oli kohe tunne, et nüüd meil endal siin hakkavad asjad juhtuma ja olid nagu maru aktiivsed ja siis on väga paljud liikmed on uinunud ikkagi tänaseks. Ehk siis kõnesid ei võta vastu, õpetajal ei osale, endale sobival momendil võib-olla kuskil lehvitavad seda liikmekaarti. Et see on ikkagi päris vinge öelda, et ma olen ikkagi nagu kaitseliitlane, ka keegi ei tea, palju ma osalen, on ju, kas ma panustan, on ju. Et tegelikult meil on 48 tunni kohustus, mis on nagu aasta peale mõttes nagu sekund selles mõttes, eks ju, aga nad ei suuda näiteks sedagi täis teha. Nad ei anna ennast näolegi, et et selles mõttes see on ikkagi väike probleem, et inimesed ei taju seda tegelikult, et olles nagu organisatsiooni astunud on ju, et on väga aus öelda ka näiteks kuulge, et ma olen nüüd oma eluga jõudnud sinna, et ma tegelikult nagu enam ei taha, ma ei taha, mul on huvi möödas on ju, et ma astuks välja, eks ju, need lihtsalt kaovad ära. Et kurb, et see on selles mõttes kurb. Eriti nagu meeste puhul, kes tegelikult teevad ju palju rohkem selliseid nagu reaalseid minekuid, et meil on nagu neil on mingisugune need rühmad ja jaod ja mis kõiksugu muud struktuurikesed on ju rakukesed ja nemad ju reaalselt trillivad seda kokku ja seda ülesandeid ja värke ja kui sul lihtsalt nagu on tüüp, aga nagu ei ole kah on ju, et sa ei saa ju mingeid plaanigi teha on ju. Aga rääkides siis sellest nii-öelda praktilisemast poolest, mis me siin ennem jutustasime, et tulles nüüd nii-öelda nende kodutütarde juurde siis tagasi ja ütleme, võtame näiteks sellise tavalise päeva, kui te kokku saate, mis ma sain nüüd teada, et on siis kolmapäeviti. Et ütleme, mis seal siis neoneiude nii-öelda tullakse kokku ära ja mis siis seal nii-öelda toimuma saab. Ja ma saan aru, et sellel kokku tulemisel oli ka oma sõna veel, aga mul läks see meelest juba. Ja, selle kokkusaamise nimetus on siis koondus. Täpselt, ei ole isegi nii raske sõna, Jesus Christ. Just, et hetkel ka koondus käib, kuna täna on ju kolmapäev. Et siis iga kolmapäev Marina Liineriga siis koos mõtleme välja mingi teema, mis on siis tüdrukutel järgukavas planeeritud, mida tüdrukud parasjagu õpivad, et tüdrukutel on ka järguraamatud
ja tüdrukutel on ka oma missioon ehk siis järkusid järjest siis ellu viia ja selgeks endale teha. Et tüdrukud alustavad siis 6. järgust, kokku ongi 6 järku ja siis ülevalt allapoole 6., 5., 4., 3. ja nii edasi. Et esimene järk on siis juba kõige keerulisem ja seal on siis juba vanuses 16–18, kes siis oskavad seda ka siis juba teste teha ja õpivad vastavalt siis teemadele. Aga neoneidudes on hetkel 6. järk on juba enamus tüdrukutel, jah, kõikidel hetkel võib öelda isegi, on juba läbitud, õpime juba 5. järku ja siis igal järgus ongi vastavad teemad, mida siis läbida. Põhilised siis, mis on igas järgus teemadeks, ongi siis 6 alateemat, et ongi siis riigikaitse, matkatarkused, turvalisus, Eesti loodus, Eesti ajalugu ja nii edasi, mis siis alati juurde lisandub. Täna läbivad nad siis tervislik eluviis. Et seal on juba toitumine, liikumine kaasa arvatud juba sees, et kuidas siis tervislikult hakkama saada ja kuidas on ka õigem. Et mis me veel teeme? Kindlasti me ka teeme selliseid mängulisi õppeid, et ei oleks ainult see, et me ainult istume tuubimast koolis, nad ju seda teevad niigi palju. Kindlasti vaatame igasuguseid erinevaid videosid, kuidas on siis erinevaid tarkusi jagab Kaitseliidu keegi tark inimene, et siis me kindlasti planeerime ise, mida me teha võiksime, kas me lähme matkame kuskile, kas meil on tulemas mingi laager, mis on vastavalt teemadega võib-olla, et viimane laager oli küll nüüd jõululaagrid, nimelt ütlengi seda, et laagrid, sest et nii ringkonnalaager kui ka malevalaager, kõik on vaja ju maha pidada ja kõik igal poole kahjuks ei jõua, et aga siis kõik saaksid ikkagi midagi moodi osa. Aga ma võib-olla küsiks vahepeal, et kas kodutütardel on ka siis mingisugused metsalaagrid, ütleme, kas on mingi selline, ma ei tea, mingisugune, ma ei tea, sõjaväeline väljaõppe, ma ei tea, saab laskeharjutusi teha või kuidas see, kas selliseid asju ka on? Jaa, kodutütardel on ka metsalaagrid, nüüd järgmine ongi kevadlaager, kus siis tüdrukud ööbivadki siis jaotelkides, ise kütavad vastavalt graafikule, ka ise teevad seal abiks toitu, et nad ka õpiksid ise hakkama saama nende suurte, kuidas neid nimetatakse, välikateldega just täpselt samamoodi ka välikatlaga toidu tegemine, et see on ka üks osa õppest ja siis kui nüüd tüdrukutel on läbitud 5. järg, siis on neil võimalus saada ka metsavorm, siis oodatakse ka metsavormides juba metsa, et teevad ka matkamist koostöös siis kotkastega ka kindlasti ja, et ja kindlasti on ka võimalik käia laskmistreeningutel, kuid üldjuhul sinna on arvestatud siis alates 14+ vanusest, saab nii airsofti kui ka päris relvadega juba ja siis sõjalist teemat neil nagu väga üldse see kõik käib ju vanema kirjalikul nõusolekul ja kõik seal lisadokumentatsiooniga kindlasti. Ma pigem mõtlesingi, et see metsalaager või lihtsalt laskeharjutusi. Jah, just, et laskeharjutusi jah, tõepoolest neil on see võimalus, aga see on jah juba vanematele tüdrukutele, et mina veel ei ole oma väikeste tüdrukutega nii kaugele jõudnud. Selge. Aga kui rääkida äkki korra sellest ka, et kui nüüd keegi kuuleb ja mõtleb, et äkki ka minu tütrel on huvi liituda, et mida siis inimene täpsemalt tegema peab? Et teha kindlaks, et ta on tõepoolest tüdruk, on vist tähtis, aga mis on need järgmised sammud? Jah, et kuna koostööd teeme ka noorkotkastega siinsamas Nõos, siis meie koondused on tihtipeale ühel samal ajal, nii et ega siis kui poisid liituvad meiega või meie nendega on ka täiesti okei. Et
oleme täiesti hästi vahvalt sõbrad koostöös. Et mida teha? Kindlasti ma usun, et iga kolmapäev on alati oodatud tulla tutvuma, kuid enne seda võiks anda märku, et on tulemas, sest et võib juhtuda ka see, et meil koondus on kuskil mujal. Et või siis oleme planeerinud midagi ümber, et näiteks eelmisel nädalal oli meil koondus oli Elvas. Üle-eelmine nädal oli meil koondus samamoodi Elvas, kuid mitte kolmapäeval juba on ju, täitsa mingil teisel päeval, et kõik on kokkulepetega. Et aga üldjuhul tõepoolest neoneiud@gmail.com, et võib täiesti kirjutada ja sealt saab juba täpsemaid kokkuleppeid. Ja võib alati ka küsida, kui on küsimusi julgelt, ei pea kartma, igasugune küsimus on õigustatud. Selge. Ja ma saan aru, kas on ka mingisugune Facebooki lehekülg, mingisugune asi, kus saab silma peal hoida, vaadata? Meie oma rühmal ei ole. Selge, et just. Läbi e-maili siis saab nii-öelda kontakti, kui on täpselt, tarvis. Ja täna tuligi meile koondusele ka üks uus tüdruk tutvuma ja tema ema ka kirjutas mulle otse meili peale, et kas on võimalik, kuna, kuidas. Andsin infot ja nagu lõpsti tüdruk on ilusti kohal. Väga hea. Ja ma saan aru, et nagu kodutütardega liitumisel, et nii-öelda ei ole mingit baasteste, mida läbida on vaja, et selles mõttes seda ei ole Cooperi testi ei pea ju tegema. Kõigepealt ikkagi, ütleme, et kuna kõik on ju vabatahtlik, siis tüdruk ikkagi tuleb ja tutvub. Võib-olla ta paar korda käib ja siis ta saab aru, et see ei ole tema jaoks. Et, ja kui meeldib, siis vastavalt tegutseme edasi, et on siis tuleb täita avaldus ja hakkab õppima 6. järku tasapisi ja saamegi niimoodi edasi ja kokkuvõttes, mis teeb siis tema päris ametlikult kodutütreks, ongi siis vande andmine, mis on siis 2 korda aastas, jaanuaris ja suvelaagris. Seda ma ei teadnudki, et vannet peab kandma. See kuidagi muudab asja tunduvalt tõsisemaks. Just, et alguses ikkagi tuleb ju teha need põhitõed selgeks, õpitakse ju ka pähe vanne, mis on selline mitte pikk, seda kõik koos siis tüdrukud vande andmisel siis üle loevad peast ja kindlasti tuleb ka siis endale kõik põhimõtted ja seadused kodutütarde omad selgeks teha. Et neid võib niimoodi poole une pealt kontrollida, võib. Et helistad, et davai, nüüd anna mulle 3. seadus läks. Need on täiesti sellised elementaarsed ja normaalsed tavaeluviiside järgi paika pandud seadused, et lihtsalt ette on pandud kodutütar on puhas sõnas, mitte teos, kodutütar ei kaeba ega hädalda, kodutütar on looduses sõber ja kaitsja. Tegelikult me oleme ju kõik seda sama. Lihtsalt need on sellised tähtsad punktid, mida siis ta peab endale korralikult selgeks tegema. Ja tänu nendele seadustele on võimalik ka siis mõnikord kodutütreid ja kotkaid täiesti korrale kutsuda. Et no nii. On unustatud. Ja just. Ja toimib kusjuures väga hästi, et noored on tublid. Selles ma olen täiesti veendunud, et noored on tublid ja seda ma ei usu, et noorus hukas on. Ma arvan, et vanemad inimesed on tihtipeale tunduvalt laisemad, kui noored on. Aga siit korra käis nagu see läbi, et nagu nii kodutütrad kui noorkotkad ja kõik, et ütleme, see koostöö on ikkagi nagu hästi nagu tihe. Et minu küsimus, mis mul nagu ennem nagu tekkis, on see, et kui palju ja kui tihti siis on neid nii-öelda kas siis neid siis, ma ei tea, mingeid õppuseid või asju, kus siis need nii-öelda kõik need erinevad elemendid siis nagu omavahel justkui nagu koos töötavad. Et ma saan aru, et neid ju nagu on, kus siis tuleb see täitsa Kaitseliit, noorkotkad, kodutütred ja nad kõik töötavad ühes kuidagi vormingus. Vaata õppuste vormis seda võib-olla nii palju ei näegi tegelikult, sellepärast, et kui mehed lähevad välja õppuseks, siis on neil kindlalt nagu mingid sõjalised eesmärgid, eks ole, et sinna küll juba vanemaid kotkaid kindlasti nagu juba kaasatakse, sest et nende oskused, näiteks noorte oskused, näiteks ma ei tea, drooni lennutamises või mingid sellised nagu spetsiifilised või ma ei tea, lisamuskel, jaotelgi püstitamisel või siin ma ei tea, puude korjamisel, eks ole, et need on tegelikult väga väärtuslikud ja noori tuleks nagu rohkem integreerida.
ja noh, et nad näeksid ka ühelt poolt, kuidas suured mehed seal mütistavad, et see on ju tegelikult tema suur unistus ka üks hetk olla täpselt samasugune suur ja tugev on ju. Küll aga me käime koos väljas üritustel, mis on meie selline nagu ka ütleme põhiline sihuke kokkupuutepunkt ja sihuke koos, kus me saame toimetada ja tegutseda külg külje kõrval. Näiteks ongi Nõos meil endal ju need lastekaitsepäev on ju ohutushoiupäev, kus meil oleme, et noh, et me oleme kõik kõrvuti, seal on ju kõikide oma tegevustega, et kui tulebki pere, uurib natukene seal seda mingit ohutushoiu majakest on ju, teeb mingisugust väikest sellist põgenemise mängukest, mis meil on nagu olevalmis äpi mingitele teadmistele ja küsimustele näiteks üles ehitatud, siis ta läheb vaatab kotkaste juures, kuidas kasutada tulepulka või kuidas näomaalinguid on ju, mis värvi see pulk siis annab ja kuidas teda näole kanda on ju, siis käib, mis te tegite seal tütred, kodutütred, mis te tegite viimane kord? Ka mingid sõlmekesi ja selliseid. Lastekaitsepäeval mõtled, lastekaitsepäeval meil oli üks mäng väljas ja tutvustasime oma tegemisi, aga sõlmekesi ma hetkel küll ei mäleta. Ja see oli meil maakaitsepäeval oli küll, ja, olid erinevad need sõlmed. Küll, et see on ja näiteks ka, kui on mingisugused võistlused või sellised, siis just nimelt kodutütred on ka, teevad mingisugust punkti, viivad läbi, et oma selliste just nimelt mainitud järkude põhiste teadmistega on ju, mida meil näiteks naiskodukaitsetena üldse nagu ei pruugigi olla, eks ole. Et selles mõttes me nagu väga kindlasti täiustame üksteist, et kodutütreid on meil ja noortega koostöö üleüldse on meil üks aasta käsus välja toodud selline ülesanne tegelikult, mis meil siis ringkonna poolt määratakse, et me peaksime oma siis kogukonnas olevate noortegruppidega ikkagi suhtluses püsima, toetame neid, nemad toetavad meid, et hoida nagu seda ilusti nagu koostööd paigas ja noh, sest et tegelikult noorkod või noh, ütleme siis kodutütar antud juhul on ju ühel hetkel neiuks sirgudes ju potentsiaalne naiskodukaitsja. Ja tegelikult väga palju ka niimoodi sellises voos nagu naiskodukaitsjaks ka jõuab. Küll aga on väga palju ka noori neidusid, kes jäävad ka kodutütarde juurde niimoodi rühma juhtideks, eks ole, ja võtavad edasi siis omad rühmad ja viivad seda edasi, mis on ka tohutu panus, eks ole, et ta on ise välja kasvanud noorest peast on ja sellest kodutütre rühmast ja tahab jätkata siis oma sellist vabatahtlikku tööd siis samamoodi noortega. Jah, eriti vahva oli, kus ma ise olin küll kui pealtvaataja ja külastaja oligi siis kodukohvikute päev, kui Nõo muusikakooli taga siis kodutütred olid abiks naiskodukaitsele, küpsetasid nii maitsvaid pannkooke ja vahvleid seal ja kõike, et see oli nii vahva oli vaadata ja üldse. Jah, me tegimegi suure kohviku ju, kui siin kodukohvikute päev oli muusikakooli juures pargis ja saimegi tõesti, et tutvustasime oma organisatsiooni. Meil oli siis oma selline kohvikupool avatud, mis me siis olime oma liikmete koduköökidest valmistatud koogikesed ja pončikukesed ja nii edasi, mis seal sellised popimad asjad olid. Ja samas oli meil siis seal pinna peal ka suur välikatel, kus me siis keetsime suppi. Sai seda vaadata päriselt, et noh, reaalselt see katel järgmisel hetkel võib-olla ongi, teeb 100 mehele metsas suppi, eks ole, et see ei ole nagu mingisugune nagu mänguasi on ju. Ja meil oli ka siis ohutushoiutelk, kus me siis rääkisimegi siis kriisivarudest, teadlikust sellisest, noh, et mis peaks kodus olema, kui me räägime, et ühel hetkel võib meid kriis tabada, et meil oleks 7 päeva varu, kui palju veel peaks vett olema, kui on ühel hetkel juba näiteks ohtlik olla kodus, mida ma peaks siis kaasa võtma, et liikuda kodust ära, et sellised mitte nagu kriisi õhutavad teemad või sellist paanikat õhutavad teemad, vaid vastupidi, nagu kultiveerida seda mõttemalli, et kui ma olen nende teemade peale juba mõelnud, siis järelikult ma olen juba natukene rohkem valmis ja see šokk või see, nagu see ehmatus, mis võib selle mingisuguse teema, ma ei tea, elekter läheb ära, eks ole, meil siin talvel võib mis iganes juhtuda, vesi kaob ära kortermajast, eks ju, või küte kaob ära taevas on ju, et siis, et ma juba natuke olen oma nagu mõttega juba sellega tööd teinud. Mul on kas või mingi väike loetelu mingitest asjadest, mida ma peaks kotti viskama, kus on minu dokumendid, kus on minu laste dokumendid, kus on minu ravimid, kus on mis iganes nagu lemmikloomakrõbinad on ju, sest ma võtan lemmiklooma kaasa, kas mul on autos paak täis või tühi. Et nagu hoida selliseid
täiesti tõesti nagu ka elulisi teadmisi või selliseid elulist, et me oleme väga mugavad, meil on kogu aeg on valgus paistab ja tuba on soe, aga ühel hetkel, kui keegi võtab mingi sellise ühe mugavuse ära, et tegelikult siis me ikkagi, mis me siis teeme? Ei, see on väga-väga hea point, et jah, selles mõttes, et jah, ma ei tea, mida teie teete, kui elekter ära läheb, aga siis ma istun pimedas ja ootan. No täpselt, jah. Et eks ta nii on. Aga siit teemal tuli kohe mitu küsimust, aga ma proovin kusagilt alustada. Et meil esimene võib-olla selline kiirem küsimus oli see, et kas seda on nagu tihti ka, või et just nagu ütleme nii-öelda, et inimene alustab siis kodutütrena ja siis läheb sujuvalt edasi nagu naiskodukaitsesse, et kas see on nagu niisugune pigem sihuke mina usun, et et ütleme suund või selline nagu tegelikult see on ju täiesti, võiks olla väga elementaarne selline olukord on ju. Mulle tundub ka nagu loogiline jada. Jah, just, et see on nagu loogiline edasiliikumine, aga sageli on ju nii, et elus siis väga palju asju muutub, kui sa oled nagu 18 saamas või saanud, eks ole. Et sul on kooli lõpp, eks ju, siis on sul elu ühtäkki öeldakse, et hakka nüüd aga otsuseid tegema, mis just saab, saagu sinul ikkagi kõik hästi palju ja väga hästi on ju, et noorel on väga suured pinged tegelikult täna peal. Mistõttu võib-olla võib katkeda see tee korraks, aga tal on teadmised, tal on oskused, ta on juba ühiskonnas väga väärtuslik tegelikult kogukonna liige, sest et ta on juba nagu nendega selliste põhimõtetega, selliste tarkustega üles kasvanud ja ühel hetkel on väga palju tõenäolisem, et ta tuleb tagasi organisatsiooni, sest et kiired ajad lähevad mööda, nagu tekivad mingisugune nagu stabiilsus, on mingisugused valikud tehtud, ta võib-olla kolib kuhugi hoopis teise piirkonda, aga tal nagu kogu aeg ikkagi nagu selline veregrupis ikkagi natuke mingid selliseid nagu võnkeid on, et ta väga tõenäoliselt leiab ikkagi tee tagasi. Et samas lihtne näide, et mina ise põhikooli ajal ma käisin samamoodi kodutütarde ja noorkotkastega siis talvelaagrites, suvelaagrites, millegipärast siiamaani ma ei ole veel kodutütar on ju, ei saagi olema on ju, aga täiesti oligi niimoodi, et Nõokooli tulid Tartust, noored tulid, tutvustasid kodutütarde tegemisi ja minu enda tütar, tänaseks on ta juba 11, varsti 12, et talle hakkas väga huvi pakkuma, kuigi eelnevalt kodus ma võisin rääkida aastaid sellest, et see on nii äge huvitav, et lähme, uurime asja on ju. Ei, ta pidi nagu reaalselt nägema seda, et seega ongi see, et tule, tutvu ja vaata on ju, ja siis sa saad teada, et ära eelda mitte midagi ennem. Ja otsisime üles, parasjagu toimetaski siis Elvas sinilindude ja sinilillede rühm ja tema siis sai ka sinilindude rühma ja hakkas seal koondustel käima. No mis sa siis ikka tund aega koondus ju kestab, et ma pean Elvas ootama. Olin ka koondusel. Väga huvitav, põnev, räägid kaasa juba ja niimoodi see tegemised ja jutud kõik läksid ja kokkuvõttes öeldi, et davai, tule meile abiks toetajaliikmeks. Okei, see on ka variant, jah. Siis ma läksingi, astusingi nii-öelda tegin avalduse toetajaliikmeks ilusti ja siis tuli idee, et kuule, aga Nõos ei ole ju rühmana. Teeme. Ja koos siis teise rühma juhiga panime põhja alla kokku pead ja tegime siia ka rühma. Käisin koolis, panime reklaame siia vallamaja noortekasse, tutvustasime siit-sealt, et õpetajad ja huvijuhid saaksid siis infot edastada ja opadi, noored olid kohal. Ja nii see läks, kokkuvõttes siis koos Kerli Nahkuriga siis lõime siia rühma. Tema jäi siis mulle abiliseks, et ma siis olen siis ise siin juht. No proovisin ja niimoodi ma siis olengi jätkanud. Üks hetk vaatasin, et tüdrukuid on natuke vähe võitu, et kuidas neid juurde saada. Leppisime Nõo põhikoolis Reemetiga kokku, et ma tulen. No muidugi naiskodukaitse ja siis Elvast juhid. Läksime siis ilusti kooli ja tulid 4. klassi. Kõik 3-4 klassi tüdrukud tulid kohale ja kuulasid siis meid, tutvustasime tegemisi ja ütlen, et
et ise ka ei osanud uskuda, et 20 tüdrukust oli 10 mul koondusel ja 9 on ilusti jätkanud tegemistega, et see oli väga-väga uhke number, et tõesti, et mulle tundub, et ma pean järgmine aasta sama trikki tegema, et noh, uued lapsed ju tulevad peale, et tegelikult on ju oodatud alates 7. eluaastast, et ja ei piitsutata, et vastavalt võimekusele kõik õpime, et küll on mõnikord niimoodi, et tuleb see 7-8 aastane, kes ei saa mitte midagi aru, aga tal on alati õigus ju küsida. Me räägime niimoodi, et saaksid aru nii nooremad kui vanemad. Mõnikord on vanematel nagu meeletu igavus, et võiks juba midagi uut õppida, aga ei, me oleme üks pere, me oleme üks sõprusseltskond, me saame hakkama ja toetame üksteist, et me peame lihtsalt mõistma seda, et kõik saaksime ühtemoodi aru ja toimetada edasi. Just. Kui palju liikmeid praegu siin, ütleme, mõlemal nii-öelda Nõo siis grupil nii-öelda on? Neoneide on hetkel ametlikult 15. Naiskodukaitse Nõo jaoskonnas on 20 ja üks on kohe-kohe on Naiskodukaitse esinaise käskirja kinnitamine, et siis on 21. Ja meil on ka veel 3 tüdrukut, kes siis ei ole veel nii-öelda päris, kes ei ole veel vannet andnud, aga jah. Aga ta on sinnapoole teel kindlasti ja ma arvan, et juba juulikuus suvelaagristel on see võimalus. Selge. No siis loodame, et saavad siis vanded antud. Aga siit korra mul tuli sellega, et kui sa ütlesid, et piitsa ei anta, siis mul tuli mul kiire selline võib-olla küsimus. Ma ei tea, ma loodan, et on kiire. Aga see on nagu läheb mõlemale selles mõttes. Aga kui rääkida natukene sellest, et ütleme, et kui just aga nii-öelda inimesele, kes nii-öelda vaatab siis väljastpoolt, et võib-olla räägiks paari sõnaga sellest ka, et mis asi Naiskodukaitse ei ole ja samamoodi ka kodutütarde puhul, et nagu mis on võib-olla sellised vale arusaamad siis nagu siis mõlemast nii-öelda organisatsioonist, et kumb iganes tahab alustada. Ma võiks kohe alustada. Mul on kohe vastus olemas. See arvamus, et Naiskodukaitsed on supikeetjad, see lihtsalt ei lähe üle. See on nii juurdunud, mis on lausa uskumatu. Ma ei tea, kas on see laulupeo supi keetmisest, sest et Naiskodukaitse omab tohutuid teadmisi, meil on varustus, meil on oskused, kuidas suurt massi rahvast tegelikult toitlustada. Et on ju olemas toitlustusgrupp, kus siis inimesed reaalselt nagu käivadki mehi toitlustamas siis metsas, kus on ju ka mitte 10 meest, vaid ikkagi suuremad hulgad, eks ole. Ja nende teadmised on siis rakendatud ka laulupeol, nende tohutute masside, see peab väga hästi olema logistiliselt paigas, ajaliselt, kohusetundlikult, kõik, see on tohutu kaadervärk, eks ole. Ei, üldse ei kahtlegi. Ja, et see on nagu, ma arvan, et Eesti üks suurimaid ju toitlustusürit, selles mõttes, kus on nagu kõik peab toimuma nagu kellavärk. Ja kas siis sealt on juurdunud see, et Naiskodukaitse on nagu supikeetja, et võt seda me kindlasti, see on üks osa võib-olla, üks võimalus. Kui ma olen, et katla juures on ju alati soe, mul on alati kõht täis, aga sinna juurde käib nii palju asju veel on ju, et ma pean olema tohutult teadlik, ma tõusen kõige esimesena hommikul, ma lähen kõige hiljem magama, et see on nagu ja mis kõiksugu normidest ja nõuetest ja kõigest, millest ma pean teadma, et see on väga vinge valdkond. Aga see on võimalus, see ei ole nii, et me nüüd kõik oleme supikeet ja tohutud profid, vaid meil on nii palju muid väljundeid, mida nagu naine saab endale valida, nii palju panustamise kohti, kas ma tahan olla ohutushoiu spetsialist, kes tõesti räägibki kriisiteadlikkusest ja laiapindsest elanikkonna kaitsest, kas ma tahan olla tõesti sõdur, kes lasebki püssi meestega koos, on ju, kas ma tahan olla instruktor, kes õpetab täiskasvanuid, kuidas esmaabi anda, kas ma tahangi olla mingi meditsiiniga, et meil on nagu ülilai võimalusi igale vanusele, igale maitsele. Võib ka olla ju vabalt niimoodi, et inimene tuleb, mina astusin organisatsiooni, ma mõtlesin, mina lähen kindlasti meditsiini. Ma olen juba valmis mõelnud. Hakkad otsast neid õppeid läbi tegema, pärast iga õpet, nii, ma lähen nüüd ma hakkan sõduriks. Mu mees kusjuures ei tea seda, on ju. Aga sinna ma ei läinud ka. Siis ma hakkasin, ma ei tea enam vähem, siis ma lähen katlaga metsa.
sest ma olin just läbinud on ju selle õppe, ehk siis iga asi tundub nagu täielik nagu plahvatus tegelikult, kus nagu sul nagu sa oled nagu nii ergas ja see tundub nagu nii vinge. Et see oht on, et sa lihtsalt korraks nagu oledki, et noh, ma ei oskagi valida. Aga see on pigem ju hea asi, et kui mul on valikuid palju, siis võib ka algusest teed ühe valiku, siis võid ka vahetada, et ütleme elu nagu huvid muutuvad, võib-olla mingisugune nagu elukorraldus muutub, siis võid ka vahetada oma huvi. Et kõik võimalused on olemas. Jah, olen Kadiga täiesti nõus, et umbes 2 aastat tagasi ma ise olin ka 100% kindel, et naiskodukaitse on supikeetja ja koovad sokke enam-vähem, noh, ehtne see maa on naise elu, et aga tõepoolest see ei ole nii, ma olen seda ise kõike pealt näinud juba, ma usun piisavalt. Et aga kodutütarde poole pealt ma ei oska seda väga täpselt öelda, et noh, muidugi mida võivad paljud arvata on see, et noh, tõepoolest, et kas me siis siin õpetame lapsi valmistuma sõjaks või midagi, et see on üks väike osa sellest ka kindlasti, et pigem on see, et mida noored õpivad siin ongi see, et iseseisvalt hakkama saamist. Et noh, see on ju täiesti normaalne, et seda õpetatakse kodus, seda õpetatakse koolis, aga koolis ei anta sulle tikke kätte, et kuidas seda päriselt nagu seda ahju küdema panna on ju, ja kuidas siis endale võib-olla kiiresti süüa teha, et noh, selliseid lihtsamaid asju. Et koolis on näiteks see kõik ju reaalselt ette taha ära tehtud ja kodus kõigil ei ole selliseid võimalusi. Ja tihtipeale on ka see, et võib-olla paljud lapsevanemad võib-olla lihtsalt pelgavad, et äkki noh, see ongi see, et noh, sõja teema praegust, et noh, varasemalt noh, ka guidid toimetavad, eks ole, et neil on ka sarnased tegemised paljud. Et ka sinna lähevad tüdrukud, et ka minu päris paar kodutütart käivad ka guidides. Et see on ka nagu noh, lisahuvi, et ja see on täiesti okei. Et ja võib-olla ongi see, et nad lihtsalt pelgavad seda, et just selle seotud selle sõjaga, et nüüd noh, et kas siis seepärast me nagu rohkem reklaamime seda või niimoodi, et noh, tegelikult see ei ole üldse nii, et pigem tõepoolest, et me õpetame ja noh, et nad saaksid sõpru juurde, nad õpiksid loodust tundma rohkem, Eesti ajalugu, noh, see on meile ju nii oluline, samamoodi loomadega, kuidas siis looduses hakkama saada ja jah, tõepoolest see droonilennutamine, airsoft, relvad, noh, vorm selga, see ongi nagu üks osa sellest ka kindlasti, aga noh, tegelikkuses võib-olla on see, et see on ainult tundub. Et aga noortele väga meeldib, et nad tahavad, nad teevad, nad õpivad, nad panevad üksteist proovile, iseennast proovile, arendavad ennast, noh, et tegelikult ei pea üldse kartma, et tule, tutvu, vaata ja nii ongi. Jah, ma arvan, et üks suur eelis on kindlasti see, et sa saad nagu ise reaalselt nagu teha ja proovida ja isegi kui läheb mis iganes metsa, siis sa on teadjamad inimesed ümber, et sa ei pane tervet metsa põlema, et kui sa testid. Tegelikult on ju niimoodi, et tänapäeva noor, kui mina olin noor M, siis meie elasime ju väga palju, müdistasime metsas ringi ja noh, maal olles loomulikult, et sa teed ka kõiki neid põllutöid ja kõike seda loomaga, saad ju loomakasvatusega seotud, et sul on lihtsalt nagu teine vaade sellele loodusele, sellele keskkonnale, aga sul on see nagu läbi kogemuste tulnud. Tänapäeva noorel ei ole selliseid võimalusi tegelikult, üldsegi nagu, et ta ei võta ise, kui ma olen nüüd metsa. No see ema ja isa nagu minestavad seal 7 minestust, aga koos nagu kontrollitult seltskonnas sellise nagu mingi eesmärgiga, see on ju hoopis teise väärtusega. Et see on tegelikult väga nagu kulda väärt võimalus, kuidas ütleme, vanem saab anda lapsele võimaluse ise paremini hakkama saada. Aga siit korra, kui nii-öelda käis see sõda meil siit korra jutust läbi, et ma ei taha sellest nagu spetsiifiliselt rääkida, aga võib-olla minna just nii-öelda korraks sellise hüpoteetilise telgi alla, kus te tutvustate erinevaid asju. Et võib-olla räägiks paari sõnaga selliseid, ma ei tea,
elementaarsemad asjad võib-olla ära, et mis on asjad, millega inimene võiks siis kodus arvestada, ütleme kas või valmistudes mingisuguse, mis iganes kriisi asja jaoks, mingid elementaarsed asjad. No väga palju muidugi oleneb, milline inimene see seal mõtleb selle asja peale, on ju. Et selles mõttes, et väga lihtne asi, et kas ma olen korterinimene või ma olen maal kuskil maakohas elav või isegi mitte nii paksus metsas, kuivõrd näiteks siinsamas Nõos näiteks elav inimene, kes elab eramajas, eks ole. Et need kohe nii kui ma nagu panen oma sellise positsiooni paika, siis ja ma olen need valikud teinud, et ma olen näiteks oma elukoha korterisse näiteks sisse seadnud, siis ma peangi tegelikult ju hakkama mõtlema, et no mis kriisidest me tõesti küte kaob ära, mis ma teen. Pean, kust ma saan informatsiooni, eks ole, mis võimalused mul endal on, mis hetkel otsustada, et nüüd ma enam ei oota, mul on vaja ära minna, kuhu ma lähen, mis ma kaasa võtan, mida mul on vaja kindlasti kaasa võtta, kuidas ma sinna liigun, kas ma liigun üksinda, kas need inimesed teavad, kas need kokkulepped on varasemalt juba sõlmitud, et ma võin sinna minna või neid ka, kelle juurde ma mõtlesin minna, neid ka ei ole kodus. Et nagu selline hästi basic ABC, eks ole. Kui ma ei pea kodust ära minema, siis kuidas ma saan endale, kust ma saan vee? Kas mul on mingi filterdamise võimalus, kas mul on mingisugused veekanistrid kuskil varutud, kas ma saan seda vett, nagu ma siin olin just 24. veebruaril, ma olin Raekoja platsis ka, kus meil oli siis Kaitseliidu selline pidulikum nagu selline sündmus ja seal oli siis ka meil ohutushoiu, need on tegelikult ohutushoiu teemad, eks ole, need sellised, kuidas hoida nagu siis elanikkonda ka nagu ohutuna. Et väga paljud mulle kusjuures ütlesid seda, et mul on 500 liitrine boiler seina peal. Mul on vesi olemas, mul on mõtlen, et nagu tore. Seda oleks üks öelnud, aga väga mitu pereisa tulid ütles, et mul on vesi nagu olemas, aga kas sa võid seda juua, eks ole, et kui sa seda võid juua, täna võid juua, kas sa võid homme ka juua, kui ta nagu jääb sinna kuidagi seisma, on ju. Ühel hetkel sa võib-olla saad aru, et sa ei või seda enam juua, kuidas sa seda siis nagu läbi keedad, mis vahendid sul selleks on, kas sul on siis mingi priimus või sul on siis võimalik lõket teha kuskil õues. Et kui me nagu mõtlemegi sellest mugavusest praegu välja, et kui siin läheks, on ju praegu, me küll oleme sellises ajutises ruumis praegu, aga kui kodus, eks ole, lülitataksegi välja ja öeldakse, et nii 7 päeva pärast, on ju. Et kas me jääme nüüd istuma ja ootama, et riik tuleb meil appi, kellel võib-olla samal hetkel on nagu võib-olla 50 000 inimest hädas, eks ole, ja ta nagu selgelt ei jõua meile kohe appi, nagu minu kodu ukset, eks ole, et siis mõelda, et mida mina saan ise selleks teha, eks ju. Et kas ma saan endale mingisugused varud soetada, kas ma saan mõelda, et äkki mul on kasulik võtta filter, osta endale filter, me oleme selles mõttes võrratus ajas, et meil on nii palju nagu vahendeid, mis meid tegelikult nagu hakkama saamisel toetavad. Me ei pea hakkama samblast ja söest endale veefiltrit ehitama, eks ole. Samas see teadmine kuluks ära. Just, aga need teadmised ka on tegelikult olemas ja need võimalused on olemas, aga ütleme enne seda võiks olla võib-olla, et äkki ma olen korra mõelnud, et mul on ikka mingi soetus tehtud, et ma olen ostnud mingi sellise filtri, mis nagu on, paned lihtsalt võtad näiteks siis, ma ei tea, meil jookseb siit oja läbi, on ju, võtan pudelist, võtan seda vett, keeran filtri otsa ja ma võin teisest otsast juba vett juua, sest see filter on lihtsalt niivõrd efektiivne, eks ole. Või siis samamoodi, et tulepulk või siis nagu priimus, eks ole. Priimusest võib gaas ühel hetkel kiiresti otsa saada, et mul on küll need krõbunad või tatar või makaronid, jah, mul on seal kast makaroni, aga kuidas sa saad selle makaroni söödavaks, on ju? Võt. Et milliseid varusid üldse koju varuda, et kas mu perekond sööb sprotte, mida mul on seal 30 kuskilt odavalt sain, on ju, et see on ikkagi D-vitamiin ja aga lapsed nagu ei ole never nagu sprotti näinudki, eks, et nad lihtsalt surevad nälga selle sproti kõrval seal. Et nagu lihtsalt hästi sellised tavalised nagu, et suhkur on ju, et või kiire süsivesik, mis meil veel seal jutuks on alati tulnud, on tegelikult ka meelelahutus, et see vaimne pinge, et me kogu aeg nagu oleme kriisis olles, see foon muutub nagu juba rusuvaks, see vaimne pinge, et okei, ma siin ongi ebamugav, et kuidas ma oma nagu tähelepanu saaks nagu kõrvale juhtida, et paneme kotti, kui meil on või arvestame sellega ka, et kus meil on sellised, ma ei tea, kas või mängukaardid või mingisugused sudokud või mingisugused ristsõnad, mis viiksid mõtteid natukene eemale siis sellest kriisiolukorrast, kus mu küünlad on, kas mul on võimalik millegagi neid põlema saada, kus mu patareid on, kas mul on
pealamp on ju. Võtsin ka, ma olen ju mitu pealampi kodus, võtan ühe, sest elekter läks ära siin mingi aeg on ju. Oli tal jah nagu vungi sees, ehk siis kõigil juhtub, et sa ei ole nagu kontrollinud tükk aega ja see väga kõva akuga pealamp, mis pidi nagu päris kaua kestma, tegelikult vajas juba ikkagi laadimist ja sellel hetkel oligi tuuga, et ei oleks seda pealampi, mis sa teadsid ju, et sul on tegelikult olemas. Et samamoodi ka varudega, et see kast on võib-olla tõesti siin nüüd suures, mis meil oli, on ju Ukraina sõja algusega, me kõik hakkasime varuma, tegelikult olgem ausad. Et mingi selline ju õhus oli sellist vajadust. Ja ma praegu ka ütlevad väga palju, aga mul on varud olemas, need on seal keldris kuskil on ju, aga kontrolli palun üle. Sul on need säilivustähtajad seal 23. aasta 31. detsembris nähtsavalt, et sa tegelikult ei taha seda kas või šokolaadi, okei, ta on söödav, aga võib-olla nagu hoida need varud ka pidevas on ju sellises ringluses, et vahepeal jälgida, luua endale süsteem. Jah. Väike kommentaar, ma just viskasin endal kaks seda sproti konservi ära, sest need olidki 2023. aastas. Eluline näide. Ei tahtnud testida korra. Ma mõtlesin, et me äkki igaks juhuks. Aga enne veel, kui meil siin see tunnikene täis tiksub, et äkki käiksime kiiresti üle ka selle, et mis sündmused on nüüd tulevikus tulemas ja kus saab teiega siis juttu puhuda. Et palun, kumb tahab alustada? Lastekaitsepäevale me ikkagi lähme, see on 30. mai vist sel aastal, eks ole? Jah, olen juba kuulnud midagi. Tuleb minna. Et tuleb plaane hakata pidama tõepoolest, et ja niimoodi ma ei oskagi öelda, kas samamoodi kodukohvikute päev. Ja, meil on teemaga, et avada ka see aasta jaoskonna kodukohvik. Ka just nimelt nagu organisatsiooni tutvustamise mõttes, et tegelikult me väga ootame endaga kogukonna naisi liituma. Et meil on ülivinge seltskond, meil on suur tahe panustada, tahame koos toimetada ja just nimelt ka see sotsiaalne väljund, et meie tutvusring või selline turvaring kohe selle läbi nagu on nagu minu tunnetusega igal juhul kordades nagu laienenud. Sa õpid tundma oma kodukoha inimesi, sa saad koos toimetada ka oma kogukonna hüvanguks, et see on meeletu väärtus ja sellise organisatsiooni läbi seda teha, see on ju väga-väga suur rõõm. Lastekaitsepäev ongi tõesti üks, siis on meil kindlasti priitahtliku päästega, me loodame, et me saame see suvel samamoodi nagu eelmisel suvel teha ühe ohutushoiupäeva, mis oli ka nagu hästi tore, seal on ka Päästeamet, politsei kaasatud, sest nemad tegelikult kannavad täpselt samasid sõnumeid, ennetus, ohutus, teadlikkus, et neid me saame ju ise enne nagu ära teha, et enne kui juba mingisugune jama on ukse ees või juhtub midagi, eks ole. Siis eelmisel aastal oli ka valgusfestival, kus jaa, see oli hästi tore. Et siuke põnev, et muidugi pisikesed tüdrukud said ka neoneiud appi minna, et seal me see oli ka siuke omaette kogemus nii teile kui meile. Et valgusfestivali näol oli tõesti, et tuli siis pakkumine, et kas me soovime osaleda ja me siis valgusega seotult tegime tulepulga koolituse seal koha peal, et see oli ka üks selles mõttes väga hea koostöö nagu supernäidis, sest et paar päeva enne seda valgusfestivali me saime Kotkastelt väljaõppe, kuidas on õige tulepulga kasutada ja seeläbi siis saime ju ise siis samamoodi seal üritusel endal siis pakkusime sooja teed ja tulepulga siis selliseid kohe, et inimene saab päris oma käega midagi teha, et see on ka sellisest teoreetilisest osast ju palju väärtuslikku. Ai, seda muidugi sees meelde. Saabki pulga ja saabki proovida ja nad olid ka vanad matkasellid olid väga üllatunud. Ma lähen kohe ostma seal, väga mitmed ütlesid, et kust seda saab, kust seda imeasja saab ja et tema läks kohe. Mis on väga tore, see tähendab, et meie nagu selline üritus on jälle nagu korda läinud. Jah, nõus. Aga kordame veel, ennem veel üle, et kui nüüd peaks soovima inimene liituda, et mis ta siis täpsemalt tegema peab. Alustame siis kodutütardest ja siis räägime naiskodukaitsest ka. Nii, et ma saan aru, et sinna oli vaja saata meil ja kohale tulla. Jah, kodutütar või lapsevanem kirjutab otse neoneiud@gmail.com või tuleb siis kohale, et
eelnevalt kindlasti hea, kui kirjutaks. Et muidu võib tulla kolmapäeviti kell 6 alustame noortekeskuses koondust ja tund aega see kestab, et mõnikord, kui meil on mingid pikemad plaanid, toredamad sündmused võib-olla planeeritud, siis võib ka kauem minna, aga see on alati kokkuleppel, et meil on tõepoolest Facebookis ikkagi olemas ka oma grupp, et kui sa oled juba otsustanud, et sa jätkad kodutütardega edasi toimetamist, et siis me lapsevanema ja noore lisame ilusti sinna gruppi. Ta hakkab saama ilusti kõike infot, mis me teeme, mis ta teha saab, mis igasuguseid erinevaid tegevusi on võimalik veel lisaks väljaspool koondusi teha ja kõik info, laagrid, matkad ja nii edasi. Super, väga hea. Nii, ja Naiskodukaitsega? Naiskodukaitsel on oma, siis konkreetselt Nõojaoskonnal on oma Facebooki leht, mis on avalik, et seal me ikkagi võimendame siis ka ringkonnapostitusi ja üldse selliseid oma sõnumeid paneme välja, et sinna tasub piiluda, sealt kaudu võib meile läheneda ja naiskodukaitse.ee, seal on siis kõikide vaadata Tartu ringkond ja sealt on siis Nõojaoskonna kontaktid on ka ilusasti leitavad. Kas siis kirjutada, helistada otse mulle või siis jah, läbi Facebooki näiteks. Selge, seega mõlemal juhul ei ole mitte midagi keerulist, lihtsalt võta kätte, kirjuta ja kõik hakkab sujuma. Aga enne veel, kui täiesti pildid kotti paneme, on meil veel viimane küsimus ka, mida me oleme küsinud kõikidelt külalistelt. Ja see küsimus kõlab nii, et kas teil on mingisugune mõte või tsitaat kusagilt raamatust, filmist, mis iganes, mis on jäänud kuidagi niimoodi kahe kõrva vahele püsima ja mida võib-olla tuletad meelde sellisel hallil argipäeval, mis tuju natukene paremaks teeb ja aitab päeva õhtusse vedada. Et kas on mingi siuke? No oleks teadnud, oleks kohe nagu kirja pannud midagi sellist tarkast. See ongi üllatus. See ongi üllatus. No minule meeldib ikkagi, kui on tahe, siis on ka võimalus. Et ei saa nagu jääda istuma ja ootama või et äkki nüüd midagi keegi teeb minu eest. Et mind see väga palju on kandnud. Et tuleb ise nagu küsida, aktiivne olla ja siis hakkavad asjad juhtuma ja tavaliselt toredad asjad. Nõus. Nii ja Julia? No minu lemmikütlus, kui proovi, ei saa teada. Täpselt. Need kaks sobivad imeliselt omavahel kokku ka. Seega, kui neid kahte rakendada, siis ma usun, et elu on kindlasti põnevam. Aga veel kord suur aitäh, et te leidsite selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu puhuda. Meie omalt poolt soovime teile jõudu, edu ja jaksu. Kõik vajalikud lingid lähevad ka meie Facebooki postituse juurde, et saate sealt kindlasti nii-öelda kergesti liikuda edasi õigetele lehtedele. Aga meie poolt veel kord suur aitäh. Aitäh!